Tere hommikust ja tere tulemast tagasi siia kanalile. Täna on siis 15. mai ja ma hakkan liikuma praegu lennujaama poole, et ma ootan taksot ja siis ma saan Lauraga seal kokku ja me lähme Dublinisse, nii et tuleb siuke girls trip. Et me kumbki ei ole Iirimaal varem käinud, nii et eks siis vaatame, mis me seal teeme või kus me lähme. Nii et jep, okei, mul takso tuli. Me oleme kohale jõudnud vahepeal siin ja me tulime ühesõnaga bussiga praegu siia kesklinna. Bussipilet oli mingi 2,60 nägu, nii et suht odav. Ja siis meil siit on nüüd veits jalutada. Nii et me jalutame hotelli ja siis äkki me saame juba toa ka kätte. Kell on mingi 2 veits läbi või veerand 3 ja toa peaks saama tegelikult 3, aga äkki joppab saame varem. Aga mega soe on siin, ülimõnus. Sai sealt külmast Eestist ära. Ja väga palju rahvast on siin. Väga sõbralikud inimesed on siin ka. Oota. Me oleme jalakäijad Waze'iga. Laura on GPS. Jõu, ma olen cameraman. Aga jah, Iirimaa on täpselt siuke praegu, nagu ma enam-vähem seda ette kujutasin. Me käisime siis hotellis ära vahepeal, aga me ei saanud veel oma tuba, nii et me oleme põhimõtteliselt selle terve tänav, mis siin on, me oleme juba kõik poed ja kohad läbi käinud. Ja me vaatasime, et siin on väga palju odavam kui Eestis, näiteks mingid meigi asjad, mingid kreemid, kosmeetika, no reaalselt mingi pool hinda vähemaks nagu osadel asjadel. Ja siis igatahes võtsime nüüd kohvi, võtsime mingit süüa, sest et mul on kõht nii tühi lihtsalt. Nii et me lähme nüüd hotelli, nüüd saame toa kätte juba. Ma eeldan, kell on 3 läbi. Ja siis sööme ära ja ma ei tea, vaatame. Chillime. Ta jälle emotsioon. Iga video, kus sa Laurat filmid, Laura lihtsalt cheers. Seekord on kohvi. Vaatame siis oma toakese üle. Nii, me jõudsime oma tuppa. Väike ruumtuur. See on siis siuke elutoosa. Ja siis siin on magamistuba. Väga mõnus valge. Siin on mingi asja asjad panna. Tuled. Vann ikka enam. Nice, mõlemal on oma kraanikauss. No väga nunnu. See on hea, vaata, saab siin sättida vähe rohkem ruumi. Võtsime poest kiirelt, praegu võtsime mingi sushi, siis mingid kanasnäkid, ananassi, kohvi ja siis võtsime seda Portugalis, ma sõin neid nii palju, võtsime praegu ka seda pastel de natat, need olid nii head. Ja siis ingverishot, mingi see suur siin. Muidu on nagu kõik ülitore, aga meil on reaalselt, no praegu läheb ka akna alt läheb rong ja ma enne mõtlesin, me olime siin toas, mõtlesin, miks mingi väriseb kõik ja nagu see rong siit sõidab, siis kõik lihtsalt väriseb ja ma olen nagu õrna unega, kerge unega. Nii et ma arvan, et ma ei saa vist siin magada, kui need siin öösel ka sõidavad. Aga noh, jah, muidu nice. Ja teine asi, mul ei ole seda UK plugin, ma ei saa akut laadida, ma pean omale adapteri otsima ja meie kultuursed muuseumis. Seega tegelikult. Vahetult. Nüüd ma tean, mida teised kogu aeg tunnevad. Ma pean Laurat ootama, et ta teeb pihta. Igatahes jah, nüüd on kell on vist, palju kell on mingi 7 või? Pakun, et 7 midagi. Igatahes jah, tegime korda ennast hotellis ja nüüd siis otseselt mingit plaani polegi. Lihtsalt tulime jalutamast, nii ilus ilm on. 17 kraadi sooli. Ja mõnus. Ilus on siin, jah. On igal pool mingi, ükskõik kus ma käin. Ilus on siin. Okei, nice ja see, et soe on, see on nagu külmast Eestist ära. Maikuus, mai keskel. Siin on mingi ennem toas. Kuna me teeme ja ma lähme struktuura tõusus. Toas. Laura ütleb mulle, et lähme siis jalutame seal kraavi ääres. Siin on mingi ilus kanal. Lähme jalutame sealt kraavi ääres siis. See on siis see väike kraav. Ühe äärde Laura tahtsi jalutama tulla.
siin on siis veits nagu Noblessneri vibe, sihuke kanali ääres, seal on mingi, ma ei tea, baar, mis iganes ja siis inimesed kõik siin joovad oma topsidega lihtsalt siin tee ääres. Sihuke mingi väike melu oli siin isegi. Aga vaatame, jalutame edasi. Okei, Noblessner oli võib-olla natuke valesti öeldud, sest see oli reaalselt mingi, ma ei tea, 50 meetrit ja siis see sai läbi. Aga seal olidki inimesed sihuke tunne, nagu nad oleksid osad töölt otse tulnud, osadel olid jooksuriided ja siis neil olid mingid õlled ja asjad käes. Sihuke väga huvitav kontingent oli seal. Vaatame, kuhu me jõuame siis siit. Ja lemmikasi alati välismaal on käia toidupoes, nagu minu arust nii lahe vaadata, mida siin müüakse. Nii et see on ja alati, kui me kuskil käime, siis see toidupoes shoppamine on nagu must have. Nii et nüüd me tulime ka Eurospar on selle poe nimi. Vaatame, teeme siin mingi ringi peale. Iirimaal on siis ülipop siuke koht nagu Temple Bar, ilmselt mingi väga turistikas. Aga ma ei tea, kuna me siin oleme, siis ma arvan, et me vist peame seal ikkagi ära käima. Üks ults tuleb ära vähemalt juua. Tulime Dublinisse õlut jooma. Ma ei tea, kas see on mingi allakäigutrepi mingi esimene aasta või? Aga vaatame, aga jah, siuke iirus. Kandiga. Vaatame. Vaatame siis siia. Või see tundub suht täis, kas ma üldse? Vaatame. Nii palju siis sellest. Siin ei olnud ühtegi kohta. Jalutame siis edasi. Igal pool on jah, siuke mingi live muusika ja Iiri tümm käib, noh. Ei, ma valetasin. Me oleme alles nüüd selle õige Temple Bari juures. Aga siin ei ole üldse muusikat. See teine oli elavam. Me siis, siin on hästi kuulus Irish coffee, nii et me võtsime 2 tükki. Ma ei tea, kui hea mõte on muidugi võtta veerand 9 Iiri kohvi, aga varsti saame teada. Teeme kokku. Thank you. Väga sõbralikud inimesed, üks siis vanem paar oli meie kõrval ja nad küsisid, et kas me tahame, et ta teeks pilti meist. Aga loodan, et siit midagi kuulata. Ühesõnaga Iiri koht teistest. Cheers! Ma sain ainult vahukord. Miskit on tunda. See on nagu magus. Aga viskiga. Ma ei tundu viski maitset, aga minu arust on nii hea. Mõnus siuke soe nagu talvine jook. See on nagu veits nagu hot shot kokteilina selles mõttes. Sõnaga jõime oma Iiri kohvid ära, aga see lõpp oli juba siuke, et natuke raske oli seda juua, sest see oli lihtsalt, ta on nii magus ja samas see viski maitse ikkagi. See oli ikka suht tõrve, üle 1 seda ei jõuaks juua, aga muidu lahe koht. Tahtsime veel kuskilt süüa võtta, aga mulle tundub, et me vist oleme oma söögiaja maha maganud. Kell on 9:30, aga kõik kohad on kinni juba. Ma ei teagi, mis saab. Peame siis täna leppima Circle K Wrapiga, sest kõik söögikohad, kuhu me oleme vaadanud, siis on, et kas just panevad kinni või siis on kinni, nii et ainult mingid baarid ja asjad tunduvad. Ega noh, kohaliku järgi on ju kell kohe 10. Jah. Nii et jalutame koju ja mis
siin ikka vräpp sisse ja tuttu ära, kui see kohv magada laseb muidugi. Ma arvan, et lase. Nii vaiksetegi siin foorid teevad nii lahedat häält. Ja siis lähed üle. Tere hommikust. Kell on mingi 8:30, uni on jumal läinud ja siin on ju ajavahe 2 tundi, nii et tegelikult märkasin mingi 5 juba midagi ja kusjuures 5:30 oli väljas valge ka ja see oligi kuidagi keeruline oli edasi magada. Aga jah, mingi 12 ma jäin lõpuks magama ja arvestades, et 8:30 seda Iiri kohvi veel jõime, siis läks isegi päris hästi. Nii et jah, nüüd siis ma arvan, et me läheme suht äkki varsti sööma ja siis tahaks tänane shoppama minna. Otsime selle shopping street'i üles ja... See on meil tegelikult täna lõpus. Juba vaatasin. Vaatasid või? Kõime täna lõppu. Ei ole palju minna, on ju? 13 minutit teist vähe tänavake, kus on mingi suur kaubanduskeskus veel, nii et Okei, igatahes täna on shoppingu päev ja siis õhtul me läheme kontsertile. Ja tegelikult üldse, kuidas me siia tulime, Laura kinkis mulle jõuludeks Tate McRae kontserdipiletid ja sellega oli see nali, et me tegelikult eelmine aasta käisime sellega kontserdil Oslos. Ja siis Laura sügisel küsis, et kas sa tahad ka tulla, et tal on uus album tuleb, et lähme kuskile seda kuulama. Ma ütlesin, ma ei tea, nagu, et ma ei viitsi, ma ei ole nagu nii fänn, et nagu sama kontserdit uuesti. Ja siis tüüp kinkis mulle jõuludeks piletid. Nii et siis ei jäänud muud üle. Aga samas ei uus riik ja mulle meeldib reisida, nii et võib käia ringi. Nii, käisime hommikusöögil ära, aga see hommikusöök ei olnud nagu midagi väga erilist. Ja kohv oli ka siuke alla igasugust arvestust. Suht. Nii et siis me vaatasime, meil on tegelikult Starbucks siin hotelli kõrval, nii et me lähme võtame ühe normaalse kohvi omale. Nagu kohvi sõltlased, nagu me oleme. Kofeiini sõltlased. Nagu classic white girl Starbucks lihtsalt. Nii, tegime valmisend. Kell on 10:30 ja me lähme nüüd siis otsime Primarki ülesse. Pennis. Või jah, siin on Pennist ja Bootsi. Ühesõnaga, me lähme nüüd shoppama. Okei, ma lähen ikkagi viin tagi tagasi tuppa, sest et väljas oli nii soe ja ma ei viitsi selle tagiga shoppama minna. Me nüüd shoppasime veits, natuke läks lappe. Me peame ostma suure kohvri omale, sest et jah, ei saa muidu koju nende asjadega. Aga igatahes, me tulime siis praegu sellisesse kohta nagu Shake Dog. See on siis nagu mingi siuke Ameerika laati diner. Me pole kumbki kunagi siukses käinud. Või noh, Baby Back põhimõtteliselt Eestis nagu veits vist läheb ka sinna alla. Aga jah, täiesti siuke teistmoodi. Nii et võtsime mingid burgerid ja friikad ja kokka. Nii et vaatame siis maitseb. Võra sulatada. Pataat tundub hea, aga burger tundub veits kuiv. Nii, teistest kaste. Nagu on küll tead. Väga tuline. Nii, proovime. Burger on siuke. Tundub veits kuiv. Mingi kasteid on seal. Aga võib-olla ei ole ka. See oli esimene emotsioon. Cheers. Nii. Kana on väga mahlane. See ei näe üldse nagu väga hea välja minu arust. Aga maitseb ja mõneks tikk. Sai on ülipehme, see kana siin vahel on pehme. Ühesõnaga ma võtsin mingi barbecue oma. Laural on smoky. Noh, läks siis nii nagu ei pidanud minema. Lihtsalt käed on asju täis. Aga shopata on siin ikka päris palju, nagu väga suur valik ja tõesti hea koht shoppamiseks. Igatahes me liigume nüüd koju
kell on 3 juba, sest et me peaks vaikselt hakkama sättima ka kontserdi jaoks. Nii et jah, jalutame siit koju, meil on mingi kilt, mis ta lihtsalt minna. Et siuke mõnus väike jalutus. Elagu Tate McRae, juhu! Pitšek. Nagu Marin ütles, ma olen palju huuker. Ma pidin seda lihtsalt ütlema. Ma lähen neid F1, vaata neid, vahetan rehve. Seal on siis see racing jacketite teema, nii et jah. Nii, päev number 3 ehk siis täna laupäev. Eile siis ma seal kontserdile GoPro'd kaasa võtnud. Telefoniga mingi paar klippi tegin, aga tegimegi niimoodi, et me mõtlesime, et me lihtsalt naudime kontserti. Telefone, jah, seal tegime ikka mingeid klippe, aga nagu, et me ei postitanud mitte midagi mitte kuskile, mis ei ole üldse meielik. Hommikul mõlemal mingi vanemad olid kirjutanud, et kas teiega on ikka kõik korras või mingi Instas mitte ühtegi pilti, story't mitte midagi. Tundi vaikus täiesti. Ja kõik olid nii paanikas, aga ei, ja nautisime lihtsalt kontserti ja siis oli siuke tore õhtu oli. Nii et nüüd siis lähme jälle. Meil on siin see shopping street endiselt. Nii et me lähme kõnnime sinna täiesti lõppu otsast. Meil eile jäid seal mingid poed veel käimata. Rahakott vajab kulutamist. Jah, nüüd meil on ju kohver, me saame osta asju. Nii et jah, lähme veel shoppame. See õhtul tahaks väga mõnus soe on ja tõesti topiga, ülimõnus. Et jah, õhtul tahaks veel kuskil. Siin on mingid lossid ja katedraalid ja asjad, et tahaks veel nende juures käia. Nii et jah, vaatame, explorime ringi. Väikse klamba ostud. Täiesti mõnus. Vaatasime siit veits mingi suveniire ja Laura valib veel mingeid asju siit. Nii et siis jah, ma ei teagi, peaks vahepeal kodus käima mingi jaki vist peale võtma, sest täiega tuul on tulnud. Aga jah, mingi väikse shoppingu jälle tegime. Proovime siis esimest korda Krispy Kremi. Vaatame, kas on väärt. Võtsin mingi pistaatsia oma. See on küll hea. Pistaatsia. Kreem on sees. Üli hea. Ei pehme. Tulime siis siia mingi TikToki koht põhimõtteliselt või mida ma olin näinud, sest ma tundsin selle kohe ära ja see on meil kodu lähedal, nii et hüppasime siit läbi. Nii et proovime, ma võtsin mingi udon nuudlit kanaga ja nagu portsud on lihtsalt nagu, see kohus on mingi pea suurune ja mul ei ole väike pea. Appi. Ma ei tea, kas mul on täna kõht tühi või see kõik maitseb nii hästi. See on tõesti hea maitsega. Kümme. Plaan on minna, lähme siit otse, Dublini Castle'i juurde. Näitab, et 27 minutit kõndida, 1,9 kilti. Ma arvan, et me kõnnime sinna mingi 20 minutiga veits vähem. Nii et lähme sinna ja siis kus me tahtsime veel minna? Mingi asi on veel? Mingi katedraal on veel siin, nii et me lähme veel ühesõnaga 2 lossi või katedraali, mida me lähme vaatama. Nii et jalutame.
nii, me jõudsime siia Castle'i juurde nüüd. Alguses tulime siia, siis siin polnud mitte ühtegi inimest ja me mõtlesime, et see vist ei ole õige koht. Aga vist ikka on, siingi inimesed pildistavad ikka ja jalutavad. Aga see peaks vist muidu olema mingist kellast kellani lahti ka, et saab sisse minna. Aga no praegu see on juba kinni. Aga no siuke ees näeb välja. Nii et jah, ta on. Nüüd lähme vaatame, jalutame äkki sinna teise katedraali juurde ka. Peakski vaatama, kaugel see on siit nüüd. Okei, vaatasime praegu, et siit vahelt saab läbi minna ja sinna taha ka veel kuskile. Ja seal peaks mingi ilus, ma ei tea, aed olema või midagi. Parmalaadne kood. Park ja mingid hooned veel, nii et vaatame need kõik üle. See eelmine park oli ikkagi kinni, aga nüüd me jõudsime selle teise katedraali juurde. Mega ilus on siin ja see park või siit oli värav praegu küll lahti ka, nii et saame siin natuke ringi vaadata. Me käisime, tegime oma tänased tiirud ära, võtsime veel mingeid suveniire koju ja või perele ja siis nüüd kell on tegelikult suht palju juba, mingi 8:30 vist või umbes peaks olema. 8:30 juba, nii et meil on kõik asjad pakkimata. Me oleme siin ju ostnud nii palju, nii et nüüd me lähmegi tagasi hotelli, hakkame asju pakkima ja hommikul peame juba suht vara ärkama, sest me peame juba 7 sööma minema, sest et 8 me peame olema lennujaamas. Nii et jah, tahaks normaalsel ajal magama minna nüüd täna. Nii, ma olen siin nüüd tagasi koju jõudnud, nii et ma tõmban selle video nüüd siin kokku. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Kui meeldis, pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Tšau!